Heiki Junninen olen, rõõm siin teie ees olla ja aitäh korraldajatele korraldamast ja kutsumast. Räägin siis sellisest väiksest teemast nagu mets ja kliima. Ütlen ausalt, metsast ma nii palju ei tea, kliimast ja natukene rohkem, aga vaatame detaile. Ma otsusin, ma täna ei puista teid üle faktide ja numbritega, vaid pigem vaataks suurt pilti ja paljude piltidega. Enne meeldetuletuseks, mis kliima ja millest me üldse räägime, eks see ole suur energia tasakaal. Ja see suur energia tasakaal koosneb eelkõige energiaallikas on meil muidugi päike, nagu me kõik teame, ja sisse tuleb päikese energia, kas siis kiirgub tagasi kosmosesse või jõuab siis maa pinnale, kus ta soojendab seda maad, nagu me kõik teame. Soojenev maa omakorda soojendab atmosfääri ja see olekski üks sükene võtme küsimus, mille ma tahaks, et te meelde jätate, et maa soojendab seda atmosfääri, mitte päike. Päike soojendab maad. Kui palju selle maa peale seda päikseenergiat jõuab, on võtme küsimus sellest, kui palju see maa suudab atmosfääri soojendada. Ja atmosfääri soojendamine käib siis läbi kasvuhoonegaaside, kus maa kiirgav soojuskiirgus ei kiirgu tagasi kosmosesse, vaid enamus sellest jääb tiirlema siia. Atmosfäär püüab selle kinni ja kiirgab tagasi ja hoiab meid soojas nagu kasvuhoones. Ja nagu ma ütlesin, atmosfääri soojendab maa, atmosfääri keemiline koostis omakorda määrab selle energia tasakaalu. Ehk kui palju energiat tuleb sisse, kui palju energiat tuleb välja, sõltub atmosfääri keemilisest koostisest. Mida, nagu me teame, oleme suutnud muuta siin paarisaja aasta jooksul märkimisväärselt. Kui palju siis? Siin on tabel inimtekkelistest kliimateguritest, ehk siis need tegurid, mida inimese tegevuse tagajärjel on atmosfääri paisatud ja mis mõjutavad seda atmosfäärist välja kiirgava energia kinnipüüdmist või sealt veel läbi minemist. Ennem unustasin öelda, et päiksekiirgus, nagu me õnneks teame ja näeme ja kogeme, atmosfäär on sellele täiesti läbipaistev. See kiirgus jõuab enamusest kõik meieni, muidu me läksime siin totaalses pimeduses, kuna päike kiirgab nähtavat valgust suuremalt jaolt. Inimtekkelised kliimategurid, kõige olulisem see on muidugi CO2, millest ma väga palju siin ei räägi, kuna põhirõhk oleks selle metsa otsesel kliimamõjul. Mets muidugi seob seda CO2 hoolega ja läbi selle on oluline tegur ka selle CO2 kontsentratsioonide kujunemisel. Ühesõnaga, kahte ossa on jagatud see slaid. Punane osa on see, mis tegurid, mis soojendavad ja sinine osa on need, mis jahutavad ja nagu näeme, see punane osa on kõikidele ilmselt tuttav, domineerib kasvuhoonegaasid, CO2, metaan, naerugaas, osoon ja veel natuke. Sinine pool ehk siis need jahutavad komponendid, seal on ainult aerosool. Inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud aerosooli prekursorgaasid või aerosoolid ise on need, mis jahutavad seda kliimat. Ja nagu ma ütlesin, siin on tegu sellise tasakaaluga, et võitlevad need soojenevad ja jahutavad komponendid omavahel ja mis kokku saab, on alla punasega märgitud, et on mõneti soojenev tasakaal meil hetkel. Kõige kurja juur muidugi selles on fossiilne süsinik, mida me välja pumpame ja see muudab seda tasakaalu. Kõik muu tiirleb sellise mõnekümne aastase tsükliga ja ei muuda suurt pilti, ei muuda kliimat, aga CO2, mida me pumpame, sellel on mitmete sajade aastate pikkune tsükkel ja see muudab kliimat. Metsade roll, nagu ma ütlesin, on läbi CO2, aga väga oluline roll on ka läbi aerosooli tekke ja see ongi minu lemmikteema ja vabandust, kui ma räägin sellest liiga palju. Aerosooli teadlasena aerosool on põnev, aga tegelikult kui vaadata suurt pilti ja vaadata piisavalt kaugelt, siis aerosooli roll on suhteliselt lihtsasti arusaadav, see päikese nähtav kiirgus peegeldub valgete pilvede pealt väga hästi tagasi kosmosesse ja see ongi üks roll, mismoodi tekkinud pilv kliimat mõjutab. Ja võtme küsimus on siin see tekkinud pilv, et kuidas see pilv siis ikkagi tekib ja mis tegurid mõjutavad pilvetekket, see on meie uurimisteema. Siin on kaks pilti, ühe olen võtnud pilve kohalt ja teise mõne minuti pärast
kui lennuk on laskunud sellest ülemisest pilvekihist läbi ja sinna 2 pilvekihi vahele, me näeme, et see valgushulk on seal oluliselt erinev, seega oluline hulk valgusest on kiirgunud, peegeldunud juba ära või hajunud ja üks kiht pilvi on veel, nii et me võime ette kujutada, et järgmisest kihist lähme läbi, seal on valgust veel vähem. Ehk siis seda energiat, mis jõuaks maa pinnale, mis soojendaks seda maa pinda, mis soojendaks atmosfääri ja tekitaks meie kliimat, on oluliselt vähem. Fun fact, valdav enamus pilvepiiskadest, mida me näeme pilve ja need teame, et koosneb pilvepiiskadest, need on moodustunud aerosoli osakese ümber, mis on sündinud atmosfääris. Ei ole need nii-öelda primaarsed osakesed, mis paisjatakse õhku osakesena, vaid need on tekkinud läbi mingisuguse protsessi, nimetame aerosoli tekkeprotsessi atmosfääris, ja nende ümber on tekkinud see pilv. Ehk see pilv on tegelikult atmosfääris tekkinud nendest ainetest, mida on sinna õhku paisatud, kas siis inimese poolt või üllatus-üllatus metsade poolt, meeletustes kogustes lenduvaid ühendeid. Kui me läksime läbi pilve ja valgust muutus oluliselt vähemaks, kui me lähme metsa, aga seal on valgust oluliselt vähem ja see mõju on täpselt sama, kuigi natuke läbi teistmoodi ka teise kanali. Läbi selle mõju on sama, et valgust jõuab pinnale vähem, mis soojendab seda pinda vähem, kuid see energia ei peegeldu tagasi, tume mets pigem nagu seob seda energiat ja see energia seotakse siis biomassi ehitamiseks, seotakse CO2 ja ehitatakse sellest biomassi, suhkruid. Energia kulub ka vee aurustamise peale, vee nii-öelda pumpamise peale sügavatest, mida vanem mets on, seda sügavamalt vett pumbatakse ja aerustatakse atmosfääri ja see seob energiat. Nagu me teame, metsatemperatuur võib olla oluliselt kuni 10 kraadi või mis iganes number siin on, võib oluliselt jahedam kui kõrval oleva põllu peal seistes. Linnas on see eriti drastiline, kui me oleme asfaldiga ümbristatud linnakeskkonnas ja lähme parki, mis on toredasti jahutav, siis metsamõju on sarnane. Ja mets tekitab lisaks sellele, et ta seob otsest seda päikseenergiat. Ta tekitab ka atmosfääri uusi osakesi, ehk tekitab endale pilvi, tekitab endale vihma ja seob energiat ja peegeldab siis valgust tagasi läbi pilvede. Siin on kokkuvõte, mida me Tartu Ülikoolis uurime ja terve see tsükkel, läbi mille siis mets tekitab selle pilve ehk siis metsast ja tegelikult muu tegevus maapinna peal. Paisatakse õhku mingeid molekule lenduvaid ühendeid, mis läbi fotokeemia, aerosolikeemia, aerosolifüüsika protsessida tekitavad osakesi, kuniks lõpuks osake nii suur, et me näeme seda palja silmaga. Kuniks ta tekitab, sinna peale kondenseerub vesi, me näeme seda pilvena ja läbi selle meil on metsadest pilve mõju, läbi pilvede siis kliimamõju läbi terve atmosfääri. Siin paar aastat tagasi tuli välja uus artikkel, kus me avastasime koostöös paljude partneritega ja verifitseerimisele tulemuse CERN-i cloud koostöö Cambris isopreen, mis on kõige enam õhku paisatud lenduv ühend globaalselt ökosüsteemide ja biosfääri poolt. Algselt arvati 10 aastat tagasi, et see isopreen on nii väike ja nii lenduv, et temal ei ole mitte midagi tegemist pilvetekkega ja osakeste tekkega, kuid nüüd avastasime protsessi, kus see isopreen tõstetakse kõrgetesse õhukihtidesse troposfääri alumisele kihile, kus ta tegelikult ikkagi tekitab osakesi, mis segatakse uuesti alla ja tekitavad selle pilve. Ja suur müsteerium, et miks troopika metsa kohal on pilvi, aga ei ole väikseid aerosooli, lahenes selle küsimusega. Meie laiuskraadidel isopreen on pigem selliste lehtpuumetsade lenduv ühend, mida on enamus, aga meie laiuskraadidel on okasmetsad, ja siin on alfa-pineen, üks oluline võtmetegija, ja see alfa-pineen tekitab väga agressiivselt ja väga tugevalt ja palju osakesi, nii et meie männimetsa jaoks ei ole vaja tõsta 30 või 10 kilomeetri kõrgusele, vaid sellest piisab, et päike hakkab paistma ja meil hakkab tekkima osakesi ja me oleme kõik seda kogenud ja näinud. Kui hommikul ärgates on ilm ilus selge, siis pärastlõunaks on ta natuke hägune, silmapiir on natuke hall, ja see hall on ta sellepärast, et osakesed hajutavad seda valgust, nagu ma varem rääkisin, et on tekkinud uusi osakesi, kui nüüd meteoroloogia mängib kaasa ja toob sinna piisavalt vett ja temperatuur on õige, siis nende osakeste peale, mis tekitavad selle halli horisondi, kondenseerub vesi, meile tekib pilv. Nii et keemia teeb valmis töötoas pilve tekkeks vajalikud komponendid ja siis meteoroloogia sätib nad kokku, kas see pilv siis tekib või ei teki. Nii et meil on jätkuvalt mets toodab
ja muud komponendid ka, mis siin pinna peal on. Ka märgaladel on leitud terpeenide või nende lenduvate ühendite protsess, mis tekitab aerosooli ehk selline jahutav mehhanism, kuigi märgalasid mõeldakse, et nad on metaani emiteerijatena pigem nagu soojendavad. Loomulikult pikaajaline süsinikdioksiidi sidumine märgalade poolt on kindlasti kliimat jahutav ja niisuguse väga pikaajalise mõjuga. Detailidesse siin ei peakski minema. Ja võib-olla kokkuvõtvalt, kui keeruline on tegelikult kliimasüsteem, milles mets on üks oluline komponent, aga üldsegi mitte ainukene. Siin on kokkuvõte jälle sealt CERN-i cloud-kampaania mõõtmistelt, kus me oleme partnerid nendes allääres. Me näeme pinna pealt õhku paisatud erinevaid ühendeid, mis mõjutavad siis keemilisi süsteeme, mis on nende punaste ringidega ümbritsetud, et need on need mehhanismid, mille kaudu erinevad emissioonid pinna pealt tekitavad aerosooli osakesi ja siis juba tekitavad pilvi. Ja nagu me näeme, sõltuvad, kas me oleme Arktikas või oleme troopikas, kas me oleme linnas või metsas või oleme hoopis põllu peal, õhku paisatakse erinevaid ühendeid ja nende erinevate ühendite mehhanismid toota pilvi on erinevad. Jällegi, meil tekib siin tasakaal ja inimese roll, mida, kust ja kui palju emiteeritakse, on üsnagi märkimisväärne. Kokkuvõtvalt metsad jahutavad planeeti puht füüsikalises mõttes, ilma selle keemiata, absorbeerides ja sidudes soojusenergiat. Paiskavad õhku lenduvaid ühendid, mis omakorda tekitavad pilvi ja läbi selle jahutavad kliimat. Metsade ja rohumaade aerosooli tekkepotentsiaal on väga erinev. Kui me võtame selle metsa maha ja sinna asemele tekib siis põld või rohumaa või noor mets, siis see nende aerosooli tekkepotentsiaal on vägagi erinev. Pooled atmosfäärist eemaldatud CO2-st seotakse maismaal biomassi, teine pool läheb ookeani. Ja kui te olete nagu mõelnud, miks CO2 püsib seal atmosfääris nii kaua, ta püsib seal nii kaua sellepärast, et tal ei ole sõpru. Tal on kõik keemia on juba ära mängitud, tal ei ole mitte midagi seal enam teha ja ainukene viis atmosfäärist välja saada on pugeda lehe sisse, kus toimub fotosüntees või lahustuda ookeani. See on ainuke viis. Kui see CO2 molekul juhtumis on 10 kilomeetri kõrgusel, tal läheb tükk aega, enne kui ta satub sinna lehe sisse, kus ta seotakse. Sellepärast CO2 püsib atmosfääris sadasid kuni isegi tuhandeid aastaid. Vanad metsad ja märgalad söövad märkimisväärse osa süsinikust pinnasesse sajanditeks, erinevalt siis metsast ja puidust, millel on palju lühem tsükkel, ehk siin tuleb see märgalade ja vanade metsade oluline roll ja huumuse tekkel, väga oluline. Aerosooli tekkepotentsiaal on aastatega langenud, ma nüüd ei näitanud ühtegi graafikut sellel teemal, aga kahjuks nii on. Tasakaal muutub ja lõpuks veel metsadel on väga oluline roll kliimasüsteemis. Ka sellel, kui me metsa maha võtame, on oluline roll. Nii et see roll on märkimisväärne ja seda kergekäeliselt üle lasta ei tasuks. Sellega piirdun täna. Aitäh!